Tere päevast, kallid TV6 televaatajad! Teie vaatate Võidustuudiot. Kätte on jõudnud mänguaeg. Mina olen teie saatejuht Kadi ja enne kui mänguga pihta hakkame, tutvume ka reeglitega. Kindla peale pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana, pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia pole maksab 2 eurot ja 50 senti. Ka siis, kui siin stuudioliinile valita, keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. All ekraanil jookseb alati mängureegleid ja kõige paremini on kõigest nendest kui ka võitude väljajagamisest kõigest muust ka meie veebilehel lahti seletatud www.voidustuudio.ee. 100 eurot on juba laekunud auhinnafondi ehk häid uudiseid siis esmaspäev 5.5.2025, 5. mai. Arvutage ülesande, õige tulemus on ülesandeks ja meie lahendame selliseid matemaatilisi ülesandeid algklassidest tuttavad. Nüüd seal on siis esimesel rivil on tossupaarid 4 võrra, neid tulemuseks on saadud 32. Mismoodi? Arvesta ise. Siis vaata ka teist rivi. Seal on inimesed ja tossud. Siis on päikseprille ja inimest ja tosse ja arvud on kõik leitud, aga alumise rivi arvu pole leitud. Ja see küsimusmärk, kui sinul on sinna asemele mingi tulemus leitud, siis ma loodan, et see läheb täppi, see on õige vastus. Kui on õige vastus, on 100 eurot sinu oma. Teeni endale, mängi sellist toredat lapsemeelset ülesannet. Teises või 3. klassis oleme arvatavasti juba läbinud selliseid ülesandeid. Aga vaadake hoolikalt. Võite ka korduvalt pakkuda. Esimene rivi on kerge. Tegelikult ma pole ise vastust saanud, aga ma arvan, et see on kerge. Teine rivi, aga kuidas on siis teise ja 3. rivi on mõlemad tulemused saadud 20? Ei oska öelda. Kui sa saad põhimõttele jaole, mis süsteemiga käivad need esimene, teine ja 3. rivi, siis saad ka 4. pihta. Kui teed õigesti oma arvestuse ja pakud sellega mulle siia Võidustuudiosse esimesena ette, siis oled teeninud auhinnafondi endale. Sinna on laekunud juba 100 eurot. Esmaspäeva puhul kena ports raha. 100 euro võrra unistusi on auhinnafondis ja üks ainukene tulemus on tarvis ühe ainsa kõnega ühel ainsal helistajal teha, et saan selle premeeringu välja käia. Edu mängu, head keskendumist, arvutamist. Keskenduge. Näpud võib arvestusele appi võtta, võid ka võtta pliiatsi paberil, vanal meetodil lahendada, kuid ka arvuti ehk kalkulaator. Võid ka selle appi võtta. Mina ju ei näe, mis sina seal kodustuudios teed, nii et peaasi, et lahendus on leitud. Tasub ragistada oma ajusid. 100 eurot on väärt. Õige lahendus. Üks number on väärt 100 eurot. Telefoninumber siia teada-tuntud 9001020. Ootan sind siia koos ükstapuha millise vastusega. Ma muidugi loodan, et see on just see õige vastus, millest mina ei tea, mis number seal on. Sina, kallis televaataja, tead tunduvalt paremini, mis arv võiks sinna sobida 4. rivi küsimusmärgi asemele. Üks ainukene arv on õige tulemus, õige lahendus, õige summa, õige number, mis iganes. 100 eurot on kindel, et see on auhinnafondis. Sinu omaks saab kohe, kui ütled esimesena Võidustuudio liinile mulle selle vastuse. Mis lahenduse leidsid sina? Arvestan näppudega, paberid, pliiatsid teile, aga kallis televaata, kui sinul on paberpliiats või midagi, siis tasub see vastus ka üles kirjutada. Ei väsi kordamast, et otse-eetris kipuvad asjad ära ununema. Vastuse puhul on see väga kurb lugu, kuna siis auhinnafond läheb kaotsi. Kirjuta igaks juhuks ülesse, isegi kui sul on hea mälu. Mina sõin nii palju šokolaadi, et mul on nüüd suu šokolaadi veel täis siin. 100 euroga päris palju šokolaadi saab, hinnad on tõusnud küll, aga saab ikkagi palju šokolaadi. Kapsast saab veel rohkem. Aga küsimusmärk, päht
pähkel on tarvis ära lahendada alumine rivi. Seal on siis mingi tulemus. Minul on mõtet arvestada. Ma katsun arvestada, mismoodi on lahendus saadud nendele esimestele 3 rivile. Ei saa ka sellega hakkama. Häbi tunnistada. Aga kellel on teil seal matemaatilist annet antud? Kasutage seda. Võtaksime siia 30-sekundise kella, kui saaksime produktsiooni poolt põlutud. Vaatame, 30 sekundit. Kell siia. Võlume võluväega. Kohe peatselt. Kell tähendab alati seda, et asjaga on kiire. Nii, 30 sekundit mäng käima või tähendab kell 3, 2, 1, 0. 30 sekundi jooksul ma loodan saada esimese kõne siia ja loomulikult loodan ma, et see esimene kõne on täpselt just see õige summa, see õige arv, õige lahendus, õige tulemus, mis sinna on tarvis saada küsimusmärgi asemele 4. rivile. Selle all on 100 eurot siis ja see on auhinnafond, mis on premeeringuks võimalus mul välja käia, kui tulemus on õige. Nii et head arvestamist ja head arvutamist, head keskendumist, head mänguõnne, 4 sekundit on kellas aega. Selle aja sees ootan loodetavasti lausa võidukõne. Vähemalt mingit vastust. Hallo, kes seal pool liini? Aime olen ja pakun 32. 32, kas oli õige vastus? Ei olnud kahjuks 32, ei olnud täna, aga vähemalt olete proovinud ja proovige uuesti. Vaadake, mõelge, mis võis olla selle arvestusel midagi valet. Kuna 130 eurot saab laekuma auhinnafondi, lennutame sinna rahasära juurde. 130 eurot. Kellel on tarvis? Minul on tarvis vastust saada siia võidustuudiosse, otse-eetrisse. Otse-eetris saab premeeringud välja käia. Lahendused peavad jõudma siia. Loodame, et kellegil on juba vastus seal vaikselt valmis vaadatud. Ma nüüd ei mäletagi, mis see vastus oli. Ei julge korrata, kuna ma ei ole kindel. Aga kui mina oleksin kodustuudios mängimas, ma võtaksin paberi ja pliiatsiga selle puhul üles, et kirjutaksin kõik valed vastused, mis jõuavad siia, mis helistatakse. Mina ju ei mäleta neid korrata. Kui sa kirjutad endale ülesse kuskile, siis sul on kohe näha, et näed, see sinu arvestus oli siis juba võib-olla ette öeldud. Siis pole ju mõttetut vale numbri tulemuse puhul kõnet siia suunata. Aga kui sul on mingi arvamus, pakkumine, lahendus leitud, siis kindlasti tasub välja valida kiirelt kohe 9-0-10-20. Kuna esimesele helistajale, kes ütleb mulle selle õige lahenduse, saab premeeritud 130 euroga. Kelle raha? Selle raha, kes lahendab kõige paremini seda ülesannet ja need on algklassidest tuttavad ülesanded. Ei tohiks olla kõige keerulisem, aga ikka pirakas pähklit ikkagi. Ragista. Saad sellega hakkama. Vaata hoolikalt ja esimesele helistajale ka siis, et vaadake hoolikumalt ja vaadake, mis võib-olla läksis untsu, et mis asi on tarvis ära parandada, kus kohas võis apsakas olla. Mina lahendust ei tea, aga tean, et auhinnafondi on laekunud 130 eurot. 130 euro nimel tasub vaeva näha. Üks matemaatiline ülesanne lahendada. Vabandust. Mulle meeldivad väga palju need matemaatilised ülesanded, kuna siin terve saate jagu on nii kaua, kui pole vastust leitud, on ka endal põnevus sees, et kas saan hakkama, aga ei. Ma loodan teisse rohkem, ma usaldan, et sinul on see vastus. Kellel on matemaatilist annet ja ega tegelikult võib-olla polegi väga tarvis seda matemaatilist annet. Keskendumist järjekordselt veelgi rohkem. Esmaspäev, 5. mai kätte jõudnud. Tõepoolest, maikuises esmaspäevas oleme juba, kuidas see aeg lendab lausa. Peatselt lendab ka 130 eurot sinu poole teele koos. Nüüd võib küll öelda juba, et ma usun, et paremate ilmadega. Mine tea, talv võib järjekordselt üllatada meid. 130 eurot üllata ennast sellega, sellise kena summaga. 9-0-0-10-20 numbrilt
on võimalus võita endale ühe kõnega, ühe vastusega 130 eurot. Mõtle sellele, mõtle ka vastusele. Pigista endasse vastust välja. Üks number on väärt 130 eurot. Numbrilt 9001020. Kes on meie võidustuudio matemaatiline, geniaalne tarkpea seal, kes saab liinipidi ühendust, kellel on vanust vähemalt 18 aasta võrra, see on väga oluline, kõige olulisem. Ja pidage ka meeles, et tegu on tasulise numbriga, iga registreeritud kõne maksab siia poole 2 eurot ja 50 senti. 130 eurot on aga auhinnafondis ja kui meeldib lahendada ja mängida, siis paku palun mulle mingi vastus. Ootan suurima hea meelega. Ja ma loodan, et läheb täppi 3. kõne. 3 on kohtuseadus. Nüüd on järgmine ju 3. kõne. Kui ma õigesti mäletan, ma loodan nii. 3. kõne mingu täppi. Siis saame uue mängu peale käia. Vahest need lahendatakse kohe ära, vahest läheb aega. Vaatame, kuidas seekord välja kukub. Keegi on liinipidi ühenduses. Hallo, ilusat esmaspäevast päeva. Kes olete teie ja mis on see tulemus? Mina olen Rene. Rene, mis sa mulle pakud tulemuseks? 20. 20, kontrollime, kas on 20, ma loodan, et on. Ei olnud kahjuks. Kahju, aga tubli, vähemalt on lahendatud ja proovitud. Aitäh kõne eest, proovige uuesti. Kas teil on mingi uus pakkumine võib-olla leitud? Võib-olla midagi läks valesti. Võimalus on endiselt kõigil, uuesti võite pakkuda, uuesti võite välja valida 9001020 ja uuesti võite ka võita kas või 130 eurot muutub, sinna saab rohkem raha võlutud, 180 eurot, 50 eurot pirrakas raha kohe portsuga juurde. Püüa kinni, ütle mulle aga üks vastus, mis on alumise rivi ehk 4. rivi? Küsimusmärgi asemel nõutav. Üks tulemus, tee see ühe kõnega, ole see üks ja ainus helistaja, kes seda teeb, ole sina see meie võitja, kes lahendab ära sellise. Ma ei teagi, mis pidi, on see siis keeruline või on ta kerge. Igatahes matemaatiline ülesanne, milliseid oleme algklassides lahendanud. Ja mina olen küll sellel arvamusel, et ega need algklassi õpilased mitte küll lollimad ei ole kui meie, mitte kindlasti mitte. Lapsed on lausa targad tegelikult. Ja võib-olla ongi sul abi võtta sealt pere tarkamatelt. Mis ma ei oska rääkidagi, seda ma tähendan, et pere nooremad on targemad, aga kui sul on abi võtta kellegilt noorelt, võib-olla on laps juba kodus koolist või on naaberlapsed või kuskilt võtta keegi selline, siis küsi abi. Kuna 200 eurot saab auhinna fondi laekama, selle nimel tasub vaeva näha, tasub ka teistele helistada, küsida, kas nad oskavad aidata. 200 eurot raha juurde sinna. Kas nüüd on vastus leitud? Kas nüüd tahad tegutseda? Tõepoolest, suundama kõne kõigepealt kellegile, kes vaatab ka võib-olla meie mängu, helista, lahendage koos. Kui on lahendus leitud, valige mõlemad välja, see meie number 9001020 kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liinile saada, aga võib ka piisata ühest ainsast kõnest. Peaasi, et üks kõne on tehtud ja üks tulemus ette öeldud. Kui see läheb täppi, on 200 eurot sinu oma. Hoian pöialt, mängu edu. Arvestage, arvutage. Kes kõige paremini arvutab täna? Vanamood on ju seega, mis on see arvutuslaud? Ma ei hakka rääkima, kui ma seletada jälle ei oska asju täna. Võib-olla teine kord. Küsimusmärk on igatahes tarvis ära lahendada. Ja vahepeal jooge vett. Nii, küsimusmärgi asemel. Mis on see vastus? Seda me teame, 200 eurot on see väärt. Telefoninumbrit teame ka siia võidustuudiosse. 9001020. Produktsioon ei usu, et ma ära lahendan seda. Naeravad mulle järjekordselt. Las naeravad. Ja kui keegi sinu üle naerab, las naergu, lahendab ära ja näita neile. Näita, et said sellega hakkama ja näed, võitsik ära. Kohe peatselt ma loodan, et ma saan sulle õnne soovida 200 euro puud. Ise välja teenitud raha. Ülesanne on silmees, lahendust teel ei ole. Eelmine vastus oli 20, seda ma mäletan. Ma ei mäleta, mis oli see esimene kõne. 3 kõne on nüüd, siis 3 tulemust on pakutud. Kirjutage üles. Hallo, ilusat esmaspäevast hommikut. Kes on meil seekord õiget vastust pakkumas? Ülle? Ülle? Jaa. Tervist ja mis on õige vastus?
Mis on õige vastus? 60. 60. 60. Vaatame, kas on. Ei olnud kahjuks, aga aitäh vastuse eest. Kenasti on kindlasti hästi lahendatud, aga mingi apsakas oli veel natukene sees kuskil kohas. Vaadake üle ja pakkuge uuesti. Kuna 230 eurot saab auhinnafondi laekuma, sinna veel rohkem raha juurde. 230 eurot, kes viib selle endaga koju kaasa, ka siis vastust on ju ka tarvis. Kes ütleb selle võidustuudiosse liinile esimesena? Kes leiab lahenduse esimesena üles, see on kõigepealt tarvis teada. Ja siis välja valida 9, 0, 10, 20, kas või korduvalt. Peaasi, et saad tulemusega siia otse-eetrisse. Ja kuna otse-eetris kipuvad asjad ära ununema, siis igaks juhuks kirjuta ülesse. Ehk sa pead siis ära arvestama, et mis on tossude baarhind, mis on inimese summa, mis on päikseprillide mingi tulemus. Ja siis seal on veel liiga keeruline minu jaoks. Keegi saab hakkama. Vähemalt on need põnevad mängud. Need on ühed parimad mängud siin, kui mitte kõige paremad. Kõige põnevamad. Sest nende mängude puhul on kõige rohkem, et see õige vastus võib tulla esimese kõne jooksul. Ma mõtlen selles mõttes, et siin ei pea nagu arvama, vaid siin on ikkagi oskus ka tarvis. Et nüüd ei tea, kas nüüd on... Ei mäletagi, mitmes kõne nüüd oli. Igatahes, ma loodan, et see lahendatakse kohe niimoodi 1-2 ära, et üllatab meid ka. Seda on juhtunud iga teine saade umbes selliste ülesannete puhul. Et niimoodi, et see vastus tulebki kohe siin alguses ja ma loodan, et täna on see päev. Esmaspäev, saagu keegi enda esmaspäev nime kombel käima ja kui sa võidad selle saate, siis usu endasse ka ülejäänud nädala ja mingu kõik päevad samad moodi. Täna võit selline siit võidustuudiost, mitte väike, vaid päris pirakas, 230 eurot. 230 eurot siis. Saad sellega ennast ja teisi poputada, mis iganes teha. Peaasi, et sellel hetkel nüüd arvestad seal, arvutad, ragistad oma ajusid, ajurakud, olgu nad sulle aktiivsed praegu ja saad lahendusega leitud. Ma loodan nii. Küsimusmärgi asemel mingi tulemus on tarvis leida. Kes leiab selle esimesena ja kes saab esimesena liini pidi ühendust siia võidustuudiosse? Kes ütleb selle esimesena mulle ette? Keda saan premeerida 230 euroga? Kellel meeldib lahendada selliseid matemaatilisi ülesandeid. Ja isegi kui ei meeldi, nüüd tasub ajusi ragistada, nüüd tasub proovile ennast panna. Matemaatilised oskused proovile panna. Keegi ju võidab. Keegi ju võidab. Ma loodan, et järgmise kõnega. Kui mitte, siis vähemalt ülejärgmisega. Kes küll on seal hea keskendumisega? Vabandust, mina ikka siin segan. Laterdan liiga palju. Ja kui oled esmakordne mängija ja tulid kanalile alles nüüd, siis meil on helistaja ka seal. Hallo, ilusat esmaspäeva. Kes olete teie? Mis on see õige vastus? Tere, mina olen Kristjan. Kristjan, ja mis te pakute? 290. 290, kontrollime üle. Ma nii loodan, et see on õige. 290. Ei olnud kahjuks, aga aitäh hea vastuse eest. Proovige ka teie uuesti. Head lahendamist. 290 pakuti. Tõstamegi, pakuti 290 välja. Teeme niimoodi, teeme pulli. 290 ka auhinnafondi. Sinna sai võlutud 290 eurot, kuna eelmine helistaja pakkus ja sai tema soovid täide viidud. Nii et Kristjan, aitäh sulle, auhinnafondi võluti rohkem raha. Selline luistakas produktsioon meil siin. Väga tore, 290 eurot vilgub ja nüüd ootame siis uut vastust. Ma ei tea, pärast keegi pakubki seal mingi, ma ei tea, ma ei julge pakkuda ühtegi numbrit, ma ju ei tea, mis on õige vastus, aga ütleme niimoodi hästi suure numbri, 5-kohalise näiteks, siis me peame ju tõstma auhinnafondi ka selleks. Ei, nii me ei tee. Nii, selle ülesande puhul nüüd just eelmise
peale eelmist helistajat tegime niimoodi, aga ei, see meil ikka kombeks tavaliselt ei ole. Nüüd juhtus nii, oli põnev. Aga põnev on see hetk, kui sina võidad endale 290 eurot. Ja 290 ei ole õige vastus, kuna see oli eelmine kõne, mis pakkus Kristjan meile 290. Õige vastus on midagi muud, ei oska öelda, kas vähem või rohkem. Ainult ma tean, et sa pead jälgima neid ja ütle mulle ainult ühe numbri, tegema ühe kõne. Ole see meie üks ja ainukene õige helistaja, kes teeb selle ära. Lahend ära. 4. rivi küsimusmärk. Mis on see tulemus? Üks ainuke tulemus on õige. Üks ainukene lahendus. Hallo, kes on meie esmaspäevane helistaja, kes teab õiget vastust ka? Jälle üle kord uuesti. Tere. Ja mis on nüüd õige vastus? Arvan, et on 100. 100, täpselt 100 pakutakse välja, kontrollime üle. Ei olnud kahjuks, aga aitäh hea vastuse eest ja kindlasti olite ka teie hästi arvestanud. Kuid midagi läks natukene untsu. Nüüd prooviga uuesti, vaadake veel. 330 eurot saab aga auhinna fondi laekuma. 330 eurot pirakas summa sinna võlutud. Nüüd aga vastutasuks ütle mulle palun lahendus. Selle 330 üleval pool on üks küsimusmärk, kollane selline mustade äärjoontega. Ütle mulle, mis on see summa, mis selle asemele sina saad selle tulemuse. Arvuta ennast võiduni välja ja teeni endale ise 330 eurot ühe ainsa kõnega. Muidugi kui korduvalt helistad, siis on paremad võimalused liinile saada, kuna keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Üks ainuke võitja meil muidugi on, ole see sina täna, olgu esmaspäev sinu päev. Ja 330 eurot sinu summa. Kui sa leiad lahenduse, mismoodi on kätte saadud see esimese rivi tulemus, siis kui saad aru ka teisest rivist ja kui ka kolmandast, siis saad hakkama ka 4. riviga ja inimesed kallid, kui teie endasse usute, siis saate hakkama ükstapuha millega. Uskuge siis endasse ja uskuge, et täna on võidupäev. Kui on selline tunne ja pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga. Helistage siis, kui on võimalus ja kui ei ole, siis ei ole tarvis helistada, võite lihtsalt mängida, mõttes kaasa elada. Aga 330 eurot tilgub seal küll ja mina küll mängiksin. Mina küll teeksin selle ühe kõne ja vaataksin, kas läks täppi õige vastus. Suvaliselt pole mõtet pakkuda, tegelikult ei tea. Ma vähemalt ise oma raha niimoodi ei mängiks suvaliselt pakkudes, aga mõnel võib olla nii head mängu õnne lausa. Pead ka liinile saama siis. Ootan, kes pakub. Viimane kõne oli 100, seda ma mäletan. Siis oli 190. Rohkem vastuseid ma ei ole kindel, ma olen paar on sellist küsimusmärk, ma ei julge öelda, võib-olla ma mäletan valesti ja pärast ongi võib-olla õige lahendus, mis ma praegu kogemata ütleksin. Nii et ma parem vaikin või see välja ei kuku. 330 eurot kukub, aga küll sinu raha koti vahele, kui sul on lahendus leitud. Üks number. Siia meie numbrile 9001020 võidustuudiosse. Üks number, kui ütled selle õige arvu mulle, selle ühe õige arvuga teenid endale 330 eurot. Algklasside matemaatilised ülesanded on sellised, aga meie mängime ainult täiskasvanutega. Lapsed võivad abi pakkuda väga suurima rõõmuga, mängige kõik koos perega seal, aga otsused ja kõned teevad ainult täiskasvanud ja kui täiskasvanud ütleb, et täna ei mängi, siis täna ei mängita. Lapsevanemad otsustavad, vanemad inimesed. Aga ma loodan, et teil on mänguvaim sees ja võimalus meie mängust kaasa võtta. Ka summa 330 eurot endale koju kaasa viia. Teeni endale. Pakin siit rahasära ja päikest kaasa ja soovin õnne ka. Olgu mänguvaim ja keskendumine hea. Õnne ka teile. Ja kui on vastus leitud, siis helista palun kohe 9001020. Kuna ainult esimesele, kes pakub selle õige vastuse, saan premeeringu välja käia. Ja see võib juhtuda iga kõneaeg. Minu arust oli üks mäng sellise ülesande puhul, kas oli umbes 3. helistaja või midagi sellist. Väga alguse poole kohe pakutigi. Või oli lausa teine kõne, ma ei mäletagi. Pakuti kohe õige vastus. See üllatas mind.
Ja nüüd ma tahan uuesti. Üllata mind. Üllata mind. Tee oma kõne siia. 9-0-0-10-20. Ütle üks vastus. Tahan kuulda su häält koos õige vastusega, kui saan seda teha, sinu häält kuulata, siis on mul suur au ja rõõm lennutada sinu poole 330 €. Kõik saab toimuma Võidu stuudios liininumbril 9-0-0-10-20. Olete oodatud? Vastust on tarvis. Minul on küülaalused värvi täis, ma käisin natuke kunsti tegemas siin lõunapausi ajal. Ja siis on veel šokolaadi ka. Vähemalt pole šokolaad küüne all, see oleks veelgi koledam. Aga värv ei läinud maha, lasta olla. Peaasi, et on kunsti tehtud, see on hea. Aga päris hea oskus oleks küll matemaatiline kunst, kui saaksid selle lahenduse kätte. Minu puhul oleks tarvis must kunsti lausa, et selle lahendusega hakkama saada. Aga kellel on seda matemaatilist annet? Kellegil on ja keegi on liinipidi ühenduses. Hallo, ilusat esmaspäeva hommikut. Mina loodan, et teil on õige vastus. Kes te olete ja mis te pakute? Olen Liis ja vastus on 20. Vastus on 20. Kontrollime üle. Ei ole 20. Nüüd mul tuli meelde 20 pakuti ka varasemalt välja, nii et ärme paku 20 ega 190 mitte, ega 100. 330 € on aga endiselt stuudios, mis muutub 350 €-seks. 350 € sinna. Veel parem. Nii et väga hea, et keegi ei ole veel võitnud, kuna nüüd on auhinnafond kasvanud. Igatahes õige vastus võib tulla ükstapuha millal, kas või järgmine kõne. Ole kallis televaataja, see sina. Kui sul on vastus olemas vanust 18 aasta võrra, tasub välja valida kohe kärmelt 9-0-10-20 ja keegi kuulas sõna. Hallo, kes on esmaspäevane, võib-olla lausa võitja. Kes olete teie, mis on teie pakkumine? Järjekordselt Ülle. Tubli. Ja pakkumine? 60. 60, seda ei ole veel pakutud täna, kontrollime üle. Aga kahjuks ei olnud ka see, aga aitäh pakkumise eest. See oli kindlasti hästi katsutud lahendada, aga midagi läks veel natukene utsu. Kallid televaatajad, nüüd on väga häid uudiseid, kuna 400 € saab põlutud auhinnafondi. 400 € sinna, palun teie raha, kes teenib endale, ole siis sina. Alumise rivi küsimusmärk tarvis ära lahendada, mitte midagi muud pole tarvis teha. Muidugi ka number 9-0-10-20 välja valida. Ole esimene, kes jõuab siia võidustuudiosse, ole esimene, kes pakub selle küsimusmärgi asemel nõutava vastuse. Üks tulemus on õige vastus. Õige vastus on väärt 400 €. Sinu raha. Sinu raha. Ütle aga see number siia. Üks tulemus, üks lahendus, üks summa, mis iganes. Küsimusmärgi asemel nõutav number. Suvaliselt võite pakkuda, ka ei soovita. Arvestage. Arvutage. Ja kui sa mõtled, et kas su vastus on õige või vale, sa tead seda ainult sellel moel, kui pakud selle siia ette võidustuudiosse, siis kontrollime koos üle. Kui läheb täppi, siis on väga hea lugu, kuna 400 € saab sinu omaks. Vähemalt oled proovinud siis. Alati tasub proovida. Ära poolele teele asju jäta. Tee lõpuni välja. Lahendage veel. 9-0-10-20 numbrile tasub siis kohe helistada, kui on mingi tulemus leitud. Ja seda võib ju kamba peale ka lahendada. Peaasi, et on üks ainukene tulemus. Üks ainukene kõne, üks ainukene võitja. Kamba peale võite ka raha välja jagada, aga üks ainukene kõne on siis väärt 400 €. See, kes ütleb õige tulemuse. Tule siia võidustuudiosse, ütle see siia liini pidi. Nii et number arv 20 oli vähemalt, 60 oli vähemalt, 100 oli vähemalt, 190 oli vähemalt. Ei mäleta, kas oli veel midagi, aga kirjutage ka need valed vastused. Mina vähemalt kirjutaksin küll kodustuudios. Siis on kohe näha, mis on juba öeldud siia. Sest ma neid ei korda, kuna ma ei mäleta. Osasi korda, mis meelde jäävad. Aga kui sul on paberpliiats nagu nii ju, ma soovitasin ka vastuse sulle ette kirjutada endale igaks juhuks. Kuna otse eetris,
siin võib pabin sisse lüüa ja ununeda nii üks kui teine asi ära. Nii tavalised väiksed asjad ka, nagu seda on üks ainukene number. Ja number 9001020, see on väga oluline. Kui tahad mängida ja võita 400 eurot, toimub see ainult selle võidustuudio liininumbril 9001020. Mänguaeg on ka juba poole peale jõudnud ja vahest tõepoolest selliste ülesannetega lahendatakse kohe ära, vahest läheb natuke rohkem aega. Täna siis ma loodan, et on keskmiselt. Kõige kiiremini ei ole veel ära lahendatud, aga see võib toimuda iga hetk. Kui sul on mingi vastus, ära hoia enda teada, kuna keegi teine on võinud ka leida selle lahenduse ja keegi teine lihtsalt ei mõtlenud kauemalt, pikemalt, et kas helistada või mitte. Nii et kes esimesena valib välja 9001020 koos õige vastusega. See on siis väga hästi premeeritud kõne. Üks kõne saab premeeritud 400 euroga. Teeni see endale. 9001020. Number 20 on täna pakutud 2 korda välja. See ei ole kindlasti õige vastus. Seda ma mäletan peast. Ei ole ka 190 mitte. Ei ole ka 100 mitte. Nüüd mulle tule meelde. Kui sinu mälu on ka nagu prügimäe, siis kirjuta ka need valed vastused endale ülesse, mis on helistatud teiste helistajate poolt, siis sul on käepärast võtta, vaadata, kui sa leiad mingi lahendus, et kui see juba ongi ette öeldud siia võidustuudiosse, siis pole ju mõtet pakkuda. Aga kui sul on mingi uus tulemus leitud, mida pole veel ette öeldud, siis 9001020. Ega meil siin väga palju ei olegi, kas on 6 või 7 võrra arvatavasti kõnesid tulnud siia, me ei ole kindel. Mälu on prügikastis, kui mitte prügimäel. 400 eurot on aga peatselt sinu rahakoti vahel raha. Kui sul on vastus. Ja kui sul on vanust 18 aasta võrra, vanust vastust, mõlemat on tarvis. Ja on ka tarvis välja valida 9001020. €400, kas pakub huvi, kas leiad unistusi selle võrra, mida täide viia 400 euroga? Kui nii, siis tasub mängida. Kui oled natukenegi osav matemaatilistes ülesannetes või olid algklassides, need on algklasside ülesanded sellised, tuleb leida siis aru saada 3 esimesest rivist. Kui saad neile pihta, siis saad ka lahenduse 4. rivi küsimusmärgi asemele. Kui selle teed, siis palun ütle mulle ka ette, ma soovin teada juba, mis on see õige vastus. Keegi siiamaani veel pole teadnud, aga kui sina tead, lase ka käia. Vali välja 9001020. Ma loodan, et keegi võidab, kellel on seda raha tarvis. Ja keegi on seal liinipidi ühenduses. Hallo, kes on meie esmaspäevane õnnelik helistaja seekord? Tere, pakun vastuseks 74. 74, kontrollime üle. Ei olnud 74 kahjuks. Oi, võttis selja lausa sügelema. Mismoodi oli siis valesti arvestatud, ei tea, väga kahju, aga proovige uuesti, aitäh vastuse eest. 400 eurot on endiselt stuudios, võidustuudios siin auhinnafondis. Ootel ootab sinu kõne. Kus on sinu kõne? Kus kaugel oled? Muidugi siis oled veel kaugel, kui sul vastus pole, aga kui sul on vastus, jõua lähemale kohe kärmelt 9001020 liinile, kuna keegi peatselt võidab 400 eurot, kui tead õige vastus ette öelda. Lahendus on tarvis leida alumise rivi küsimusmärgi asemele. Hallo, kes on seekordne õnnelik helistaja, mis on teie pakkumine? Pakkumine on 13. 13? Ma loodan, et see on õnnenumber täna teil. Ootame. Ei olnud kahjuks 13. Kahju. Aga sinule kahju, kurb lugu, aga kellegile on see hea uudis, kuna endiselt... Kuna auhinnafondi saab laekuma veelgi rohkem raha juurde, võtame hoogu lausa. 500 eurot. Võlusime sinna 500 eurot. Endiselt sama ülesanne. Nüüd on tarvis ära lahendada. Kas said motivatsiooni 500 eurost? 500 eurost ma arvan, et piisab küll.
Mulle vähemalt piisaks. Aga arvestada ma ei oska, aga kui sina oskad ja saad sellega hakkama selle võrra edukalt, et see ongi tõepoolest õige vastus, siis 500 eurot on ülenisti sinu omaks välja lennutamiseks valmis lendu tõusma siit. Kellele saan seda lennutada rahas ära? Ainult sinule, kes valib välja 9-0-0-10-20 kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liinile saada. Aga ühest kõnest võib piisata peaasi, et vähemalt ühe kõne suundad siia ja ütled oma pakkumise. Number 13 oli viimane pakkumine, jah. Number 13 oli siis eelmise helistaja vastus. See ei olnud õige. Mulle meeldib endale number 13. Minu jaoks on see õnnenumber pigem kui õnnetuse number. 500 eurot on aga kellelegi väga oluline ja hea õnnenumber täna. Nii on ka meie telefoninumber 9-0-0-10-20. 9-0-0-10-20 vali kohe välja, kui sul on tulemus leitud alumise rivi küsimusmärgi asemele. Ja mängureeglitega tutvuga nendega, eriti kui oled esmakordne mängija, all ekraanil jookseb neid ja kõige paremini on kõigest lahti seletatud www.voidustuudio.ee. Seal on kõik kenasti lahti seletatud, nii ka võitude väljajagamisest, mängureeglitest, kõigest muust ka. Ja kui tulid kanalile alles nüüd, ka sinul kallistele vaataja on võimalus endale võita 500 eurot, vaatad TV6 ja Võidustuudiot. 500 eurot ilgub auhinnafondis ja meie töö ehk teie töö, teie võite raha võita. Alumine rivi on tarvis ära lahendada. Ülemised 3 rivi on väiksed vihjed, seal on vastused valmis juba, aga alumine rivi, kui lahendad selle võrra osavalt ära, et tead, mis on küsimusmärgi asemel nõutav vastus, siis premeerin mina sind 500 euroga. 500 eurot on üks kõne, üks helistaja, ühe vastusega endale välja teeninud. Teeni endale ühe kõnega, ühe vastusega 500 eurot. Peaasi, et oled täisealine ja sul on vastus. Ja tea ka, et tegu on tasulise numbriga. 2 eurot ja 50 senti on iga registreeritud kõne siia poole, kuid 500 eurot on auhinnafondis. Tõepoolest, nii ta on. 500 eurot seal. Kelle raha? No, muidugi sinu oma, kui sa välja valid 9-0-0-10-20. Kas ma kuulsin nüüd õigesti? Mul on selline tunne, et mul on teile häid uudiseid. Ma vaatan, ma ei julge veel hõisata veel. No. Hallo, kes seal pool liini? Õnnelik helistaja. Tere, vastus on 24. 24 pakutakse välja, kontrollime kohe üle, kas see on 24. Ei olnud kahjuks 24. Proovige uuesti, aitäh vastuse eest. Aga 24 ei olnud täna õige vastus. Nüüd läheb veelgi põnevamaks asi. Kuna 600 eurot saab laekuma auhinnafondi. Kannaga raha juurde sinna. 600 eurot. Palun väga, kes võtab endale, kes teenib endale, kes teab mulle vastuse vastutasuks öelda, kes valib välja 9-0-0-10-20. Sinule see raha käib. Sinule see kõlbab, sinule sobib ja sina teenid selle endale. 600 eurot. Üks ainuke kõne on, millest võib piisata, kuid rohkem kõnesid võimaldab paremused võimalused liinile saada. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Vastuseid on tulnud päris mitu, kuid ühtegi pole veel õiget olnud. Nüüd on sinu kord. Ja võite ka korduvalt pakkuda, võite kas või korduvalt sama saate jooksul võita ja kui lahendad selle ülesande kohe ära, ma loodan nii, ma hoian pöialt, kui lahendad selle kohe ära, siis paneme uue mängu ja võida seal ka. Nii võib juhtuda. Kõik on elus võimalik. 600 eurot on kellegi oma, kui tead õiget vastust. Ja saad selle vastusega liinile. Need on nii põnevad mängud, need matemaatilised. Aga huvitav, kes teist oskab kõige osavamalt lahendada? Küsige abi. Selle ülesande puhul võib abi küsida. Võid kõne suunata kellegile, sõbrale näiteks, kellele meeldivad sellised, et vaadaku ka TV6 Võidustuudiot ja aidaku sul vastus leida. Siis suunaga oma kõne sina siia Võidustuudiosse. Ütle mulle see lahendus. Võida endale 600 eurot. Pärast võid sõbrale midagi välja teha. Kamba peale mängitud. 9-0-0-10-20. Üks õige vastus. Üks õige kõne. Üks õige helistaja. Ole see kallis televaataja sina. Tänane peaauhinna võitja. 600 eurot on seal. Ega seda mänguaegagi pikalt enam alles ei ole.
Ja see on võib-olla lahendatud järgmise kõnega, aga kui sul on ka vastus. 600 eurot on ikkagi selline summa, et tasub ju ennast proovile panna, tasub proovida. Kui pole varasemalt helistanud meile, tee see täna. Üks ainukene kõne. Ma loodan, et see rikastab sinu elu 600 euro võrra. Üks ainuke kõne, üks ainukene vastus. Vastus on muidugi oluline, et see on õige. Pigem tee hoolikalt oma töö ära. Kõigepealt, et see vastus on õige. Kui ei ole kindel, võid loomulikult ka mitmeid kordi pakkuda. Üks ainukene lahendus on väärt 600 eurot. Kes on meie tänane matemaatiline meister, kes viib endale ka koju kaasa 600 eurot? Mida teeksid sina selle rahaga? Pole hetkel vist aega mõelda, ma arvan, nüüd on tarvis ajusid ragistada. See ei ole selline, et vaatan pilti ja tean, vaid siin on tarvis ragistada ajusid. Kes küll saaks sellega hakkama? Kes patsutab ennast vaikselt varsti õlale? Loodetavasti mitte vaikselt, vaid ka kurralikult. Kuna on tubli töö tehtud ja 600 eurot rahakoti vahele tagataskusse lükatud. Nii ma loodan. Sooviksin sinu poole lendu saata 600 eurot. 600 eurot. Selle võrra on laekunud auhinnafondi. Üks vastus. Üks ainukene number on õige lahendus. Ja see ainukene number on väärt 600 eurot. Üks kõne on 600 eurot väärt. Väga hea pakkumine, väga hea pakkumine. Teaks ka keegi siis vastust mulle öelda. Kindla peale keegi teab, siis tasub ka ikkagi helistada siia. Täna olgu see päev. Esmaspäeval, kui teenid endale 600 eurot üheainsa kõnega, võid lõdvemalt võtta. Lõdvamalt vähemalt terve ülejäänud nädala. Homme on alles teisipäev. Nüüd esmaspäeval teenid endale raha kohe ja lõõgastud ja võtad lõdvalt. Natuke väsinud päevaga. 600 eurot ergutaks küll, kui saaksin sinu poole teele lasta seda ilusat summat sinna. Sinu poole teele, kellel on see vastus? Ainult ühele. Ega ainult ühe kõnega saab see tehtud. Alumine riivi ära lahendatud. Mänguaega pikalt alles ei ole. Kell püüab järjekordselt päeva kinni ja juba õhtut ka. Kätte on jõudnud aeg, kui on tarvis ülesanne ära lahendada ja võita endale 600 eurot. Kes teenib 600 eurot endale? Mina see ei ole, aga sina see võid vabalt olla. Kui oled sina ja otsustad mängida, siis ma soovin sulle mängu õnne. Head arvutamist. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja seekord ja mis on meie õige vastus? 18 pakuks. 18, kontrollime üle. Ei olnud kahjuks. Kahju, aga aitäh kõne eest ja ma loodan, et katsuge uuesti. Aga kallid televaatajad, 700 eurot auhinnafondi. 700 eurot, selle võrra raha, selle võrra unistusi. 700 eurot, teeni endale unistusi selle võrra. Ragistama ajusid, pane ajurakud tööle, lasen neil natukene üle vaadata seda alumist rivi silmadel ka. Ja siis telefon võta kätte ja toksi sisse 9001020. Ütle mulle see õige lahendus, ütle mulle üks tulemus ja olgu see, mis on see õige vastus. Ma loodan, et keegi arvataks ära. Mul juba kripeldab sees, tahan raha välja jagada. Sina tahad kätte saada, minul on vastust vaja, sinul on raha tarvis, teeme vahetuskaupa. Ütle sina minule vastus, mina annan sulle 700 eurot vastutasuks. Enda välja teenitud raha. Kuid pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga. 2 eurot ja 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole. Kuid võid teha ka mitmeid kõnesid, võid ka korduvalt pakkuda, võid ka korduvalt võita. Võida see ära ja saame uue mängu käima ja võida uus ka veel ära. See oleks mu unistus. Kellegi päev saab olema 700 euro võrra rikkam
Täna see küll kohale ei jõua. Selle võrra ma tean, ega tuleb tagant järgi nagu palk ja jõuad seda hilisemalt siis kas või suvel alles kasutusele võtta. Kuidas otsustad? Üheksa, 00, 10, 20. Tähtis number. Kohe, kellel on vastus olemas, tasub välja valida meie stuudioliin number ja öelda esimesena helistajana see üks ja ainus õige vastus. Õige vastus on väärt 700 eurot. Harukordselt suur summa, tõepoolest harukordselt. Tavaliselt on natukene pisikesemad need auhinnafondid, aga päris keeruliseks on osutunud see ülesanne. Keegi saab hakkama, ikkagi on ju algklassi ülesannetega tegu. Hallo, ilusat esmaspäeva, kes on meie õige helistaja, õige lahendaja täna? Nii, Kristjan, mina jälle. Tere jälle ja tubli, et mängid, tubli, et pakud ja ma loodan, et nüüd läheb täppi. Mis on vastus? No, kas võiks olla 79? 79, ma nii loodan. 79. Ei olnud kahjuks ka 79. Aga hästi on kindlasti arvestatud, aga mingi asi on jäänud nägemata või pole tähelepanu pööranud mingile asjale. Proovige uuesti. 700 eurot on hea summa seal, mis on auhinnafondi juba laekunud. Sinu raha, lennutaksin sinu poole teele. Ütle ka mulle alumise rivi küsimusmärgi asemel nõutav tulemus, lahendus, summa, arv, mis iganes. Üks number, mis on väärt 700 eurot. Numbril 9, 00, 10, 20 saab see kõik toimuma. Sind saab premeeritud sellel numbril, aga tee see üks kõne siia. Tee see üks oma võidukõne, ole esmaspäeva puhul 700 eurot. Selle võrra rikkam, kuid pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga. Helistage nii mitu kordi, kui on võimalus. Ma soovin premeerida kedagi kohe peatselt. Vähemalt saateaega pikalt enam alles ei ole. Ja see võib toimuda üks puhamil hetkel. Keegi pakub õige vastuse. Paku seda sina, seda õiget vastust mulle. Ole esimene helistaja, kes teab, mis on see õige lahendus. Kui oled see sina, siis oleks sina ka 700 euro võrra rikkam. Soovin kuulda õnneliku inimese häält. Ole ka see sina, ehk võitja. 9, 00, 10, 20 ootan sind siia võidustuudiosse, kellel on mingi lahendus, vanus ka 18 aasta võrra. Lapsed võivad mängida, aga mitte otsuseid teha ega kõnesid siia poole. Lapsed võivad teiega kaasa mängida. Aidata, tegelikult ma arvan, et nendest ongi rohkem kasu võib-olla. Nad pööravad tähelepanu detailidele, nad oskavad sellist lahendada, kuna sellist ülesandet on olnud hiljuti ju neil, kuna koolis algklassides lahendatud. Kallid televaatajad, võtan hoogu. 800 eurot saab põlutud auhinnafondi. Mulle meeldib see number, mulle meeldib see arv seal. 800 on auhinnafondis ja nüüd kallis televaataja. Kas kogusid endale piisavat motivatsiooni, et helistada? Ma loodan, et 800 eurot on piisavalt ahvatav pakkumine, et öelda mulle üks pakkumine, mis arvad, mis on see alumise rivi õige lahendus. Ütle julgelt ette liini numbrile 9, 00, 10, 20. Võidustuudio ootab TV6. Mina, Kadi, soovime peatselt sulle õnne. 800 sai sinna laekuma. 800 euro puhul. Tõepoolest, selle võrra on juba laekunud. Ma unustasin ära. Ära sa unusta, et sul on töö pooleli. Valijaga välja 9, 00, 10, 20. Mänguaega pikalt ei ole. Küsimusmärk on endiselt seal, auhinnafond vilgub. Ehk vaba raha. Võta kinni, püüa kinni õige vastusega. Teeni endale. Küsimusmärk. Sinna asemele on tarvis saada üks tulemus. Kes on meie tänane võitja? Kes teenib endale 800 eurot? Ühe kõnega võib see kõik toimuda kohe peatselt. See võid olla sina. 9, 00, 10, 20. Tuleb siis arvutada üks ainukene õige tulemus ja see üks ainukene õige tulemus on väärt 800 eurot. Kellele käin selle välja, kes teenib selle endale? Mänguaeg hakkab läbi saama.
Tuletan meelde, et kell tiksub, püüdes õhtud kinni, mänguaeg hakkab läbi saama ja sinu raha on endiselt auhinnafondis, teeni see endale. Võta telefon kätte, vali välja 9001020. Ütle oma lahendust, tulemus, mis iganes, sinna alumisele rivile, sinna sobib küsimusmärgi asemele. Ole see sina, kes selle endale teenib. Ütle see numbrile 9001020. Võid meie numbriga korduvalt välja valida, siis on paremad võimalused liinile saada, kuid pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga ja meie mängime ainult täiskasvanutega. Lapsed võivad abis olla, aga otsused ja kõned teevad ainult täiskasvanud. Tublid olete, te olete sõna kuulanud väga hästi, aga ma vahel igaks juhuks tuletan meelde. Kuna ma ise tean, isegi väiksest peast, kunagi väike ei olnud ja lollusid teinud, kõik jääksite vahele. Kõik lapsed, kes prooviksite seda teha, jääksite vahele nagunii, nii et pole mõtet. Selle võrra tean teile öelda. 800 eurot, aga teie emme-tissid võivad teenida küll või kes iganes on täisealine sealt käe pärast võtta ja kui ükstapuha, keegi teie peres lahendab selle ülesande ära, siis tasub valida välja 9001020, kuna ühe kõnega keegi teenib endale 800 eurot, kui on õige vastus olemas. Õiget vastust ma tõepoolest südamest loodan, et keegi nüüd teab seda vastust. Mänguaega enam pikalt ju alles ei ole. Kell hakkab 3 saama juba. 9001020, pane see endale mällu, kohe kui leiad vastuse, kuna sa pead ju olema esimene, kes jõuab selle vastusega siia. Kui jõuad teisena koos sama vastusega, pole sellest enam midagi kasu. Ainult esimene saab premeeritud. Kellel on see õige vastus? On 800 euro võrra rikkama. Ilus number, 800 eurot. 800 eurot on ilus number, 8 üleüldse on ilus number. 00 ka. Ega see euromärki meeldib teile võitjatele kindlasti. Ja kui ma küsin, kes sa oled pärit või kes sa oled või kust oled pärit, sa ei pea ütlema. Meie mängude puhul ei pea ütlema. Produktsioon uurib kõikidelt võitjatelt tähtsat infot nagu nii tagant järgi. Küll aga õige vastused, selle pead ütlema ja jõudma sellega ka õigesse saatesse ehk siia võidustuudios keegi on. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja? Mis on teie pakkumine? Sandra ja olen 129. 129, kontrollime üle, kas on 129. See oli õige vastus, palju õnne! 129 õige vastus, 800 eurot teenisite. Kes olete teie? Kust olete pärit, võite öelda? Otepääle saadame 800 eurot. Seda ma ütlesin, see võib juhtuda üks puhamil hetkel. Nüüd väga hästi saate lõpupoole alles, aga õnneks võitsite 120 eurot. Kuidas on, milline on sisetunne nüüd? Tasus mängida või? Ja ikka. Kas oli esimene kõne või tegite rohkem kõnesid? Tegime mitu kõne ikka. Okei, aga tasus ära siis on ju? Kui võit tuli lõpuks ameti kätte ja oi, ma olen nii õnnelik teie üle ja Otepääle, siis meie võit. Mängiga ka teine kord. Ei tea. Palju õnne, aga nüüd jätkame. Palju õnne sinna veel kord. Oi, mulle meeldis see võit. Palju õnne veel kord. Oh, kui tore. Ja nüüd siis 50 eurot sinule, kes leiab, vaadake siia, 3 erinevat pilti, kes leiab ülesse. Millised on need teistest erinevad lindloomad? Originaalsemad, individuaalsemad. Mulle meeldis see mäng ja just need matemaatilised ülesanded, nendega juhtub vahest on esimene kõne. Ma tean, et kunagi läheb ka esimese kõnega täppi. Ükskord küll oli alguse poole, aga nüüd me elame mitte minevikus, vaid olevikus. Olevik on siin ja olevikus on sul ülesanne pooleli. Siin on töömaa, vaata neid linde. Leia mulle sealt 3 teistest erinevat. Huvitavamat, põnevamat, omapärasemat, originaalsemat lindu. Kirjuta need lahtrid üles ja pööra tähelepanu sellele, et 3 tükki on tarvis siis selle ülesande puhul. Kes leiab mulle need 3 tükki, teenib 50 eurot endale. Saime uue ülesande käima panna. Seda ma tahtsingi ja saime tehtud. Aitäh teile, kui helistate ja lahendate neid ülesandeid. Üksinda oleks päris jama sinulle. 50 eurot sinule, kes teenib selle endale. Kui sul on vastused, võta ka telefon kätte, vali välja 9001020 ja võite korduvalt ka võita sama saate jooksul, nii et kui sina, kes võitsid 800 eurot, vabandust, ma ei kuulnud nime eriti hästi, ei oska öelda, aga võid ka võita selle. Kunagi ei tea, elu on üllatusi täis ja kellegi nüüd tõepoolest 800 eurot on seal siis rohkem ka. Oh, kui põnev. Nüüd aga 50 eurot. Jagan välja, kellel on õige vastus teada. Tuletan meelde, et saateaeg saab kohe läbi.
kuid võtsime ikkagi uue loomulikult vooru, kuna mänguaeg oli ju alles veel. Nüüd on sinul uus võimalus. Alles kui tulid kanalile kas või nüüd, ka sinul on võimalus võita. TV6 võidustuudio. Ootame ühte kõnet, kes teab öelda 3 lahtrit. Tähtede ja numbrite kombinatsioonid. Tähtede ja numbrite kombinatsioonid 3 võrra, kui sul on neid ja need on õiged ehk lähevad täppi. Oled teeninud endale 50 eurot numbrit 9 00 10 20. Edu mängu. 3 tükki tarvis üles leida. Keskendu. Mänguaeg saab kohe läbi. Kirjuta need lahtrid siis üles, neid on 3 võrra ja otseetris kipuvad asjad ära ununema. Minul jäi nüüd küll isegi eelmine vastus meelde, mis oli ülesande vastus, tavaliselt ei jää, kui nüüd jäi. Aga 50 eurot on peatselt jäämas sinu rahakoti vahele. Vähemalt lendamas sinna poole teele, kui ütled mulle 3 lahtrit. Tähtede ja numbrite kombinatsioonid. Veel jõuad, kell tiksub küll nüüd küll püüdes õhtut kinni vaikselt. Esmaspäev hakkab läbi saama ja mina ütlen suur aitäh kõigile, igale televaatajale ja helistajale. Täna on olnud head mängud. Nii jätkame ka homme siis. Homme hommikul 9-10 TV3 ja 2-3 TV6 järjekordselt. Nüüd aga lahendame seda linnuteemalist ülesannet. Just jagasime pirraka summa välja. 800 eurot sai välja lennutatud, aga nüüd ülesanne veel uus käima pandud. 50 eurot selle puhul, kes ütleb mulle 3 õiget lahtrit, tähtede ja numbrite kombinatsioonid. Ja kui saad liinipidi ühendust, palun alusta kohe oma vastustega, kuna me peame jõudma need üle kontrollida ja premeeringud käime välja ainult otseetris. Sooviksin siia kellakese, kuna asjaga läheb kiireks. Kuhu saame kella? Ei tea. 1 minut 3, 2, 1, 0 käima nüüd. Nii. Nüüd tähendab see seda, et viimane minut läks käima ja saade hakkab läbi saama. Ja nüüd, kallis televaataja, veel jõuad vaadata kõik lahtrid läbi, võrrelda kõrvuti olevaid pilte, kirjutada lahtrid, nende tähed ja numbrid, nende kombinatsioonid ülesse. 3 tükki on neid kokku tarvis, kuna ülesanne nõuab 3 erinevat pilti. Millised on mingil moel veelgi originaalsemad ja huvitavamad loomad seal? Mustvalged liikuvad pildid, kui 42 sekundit on kellas aega ja 50 eurot on auhinna fondis ja meie telefoninumber on ju teada tuntud 9 00 10 20. Vali välja kas või korduvalt, peaasid saad liinile, kuid pea ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Kohe peatselt saab saade läbi ja nüüd on tarvis 33 sekundi jooksul vaadata kõik 3 lindlooma, leida ülesse, kirjutada ülesse ja otseetrisse ette öelda. Edu mängu, kallid televaatajad. Õnneks jõudsime uue mängu peale käia, kuna mul meeldis see 800 eurone välja lennutamine. Nii palju. 22 on sekundeid alles kellas ja 50 on endiselt auhinna fondis. Võta enda rahaks, teeni välja selle ülesandega. 15 sekundit kellas aega. Mina juba pakin asju, kuna pean jooksma. Aga sina pead jooksma oma rahale järgi. 9 sekundi jooksul, 8 sekundi jooksul täpsemalt 50 eurot ootab, on ootel ja mina olen ooten siin 9 00 10 20. Kes ütleb mulle õige vastuse? Jõuame selle mängu ka veel mängida ja minuteid on 0. Kes on meie selle ülesande võitja? Kell läks ju 0 ja 50 eurot on veel välja jagamiseks ja homme hommikul näeme 9-10 veel kord ja palun alustama kõnet kohe nende vastustega. 3 vastust on tarvis leida. Ainult 3 vastuse puhul saan premeeringu välja käia ja sinna on laekunud nüüd 50 eurot. Väga hetke jõudsime ainult seda ülesannet mängida, aga lähemalt said 800 eurot just hetk tagasi välja lennutatud. Oi, kui põnev on elu. Oi, kui põnev on elu, kui saab premeerida inimesi. Mõnus. Tore, et te saate premeeritud. Saate lõppu joob ka nüüd siia, nüüd tõepoolest, nüüd peame jooksma kõik, aga nüüd kõne. Ja nüüd ma loodan, et on õige vastus. Õiged vastused 3 võrra. Hallo, mis on meie õiged vastused? Hallo, mis on meie õiged vastused? Mis on õiged vastused vai? Ja. Kiiresti palun. A3. C11. C11. F4. F4. Need on õiged vastused, palju õnne, õnneks jõudsite, asjaga läks väga kiireks, aga palju õnne, 50 eurot teile ja näeme homme hommikul 9-10 TV3 ja 2-3 jälle TV6. Tšau.